Olen Kristi Parun, töötan õiguskantsleri kantseleis laste ja noorte õiguste nõunikuna. Täna räägin teile, mida tähendab lapsesõbralik tervishoid ja eelkõige, kuidas peaks välja nägema lapse osalemine oma tervist puudutavate küsimuste otsustamisel. Euroopa Nõukogu on sõnastanud lapsesõbraliku tervishoiu põhiprintsiibid. Esimene põhimõte tuletab meile meelde, et lastel on samasugused inimõigused nagu täiskasvanutel. See tähendab, et lapsi ei tohi halvemini kohelda või neile vähem tähelepanu osutada kui täiskasvanud patsientidele. Veelgi enam, ÜRO lapseõiguste konventsioonist tuleneb põhimõte, et kõigi last puudutavate otsuste tegemisel tuleb esikohale seada lapse parimad huvid. See reegel kohustab kõiki otsustajaid lapse huve eraldi kaaluma. Vahel võib juhtuda, et lapse huvid on vastuolus tema vanemate huvidega. Sellises olukorras kohustab lapseõiguste konventsioon lapse parimad huvid esikohale seadma. Lastel nagu täiskasvanutelgi on õigus väärikusele. See tähendab, et tervishoiutöötaja peab arvestama lapse vajaduste, soovide ja hirmudega ning mitte neid alavääristama. Ja mis kõige tähtsam, laps peab saama osaleda oma tervist puudutavate küsimuste otsustamisel. Sellest räägingi lähemalt. Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 sätestab, et lapsele tuleb anda võimalus avaldada arvamust kõigis oma elu puudutavates küsimustes. Osalemine oma elu kujundamisel, mida nimetatakse ka enesemääramisõiguseks või autonoomiaks, on demokraatliku ühiskonna üks alustaladest. Samuti on patsiendi autonoomia tänapäevase meditsiinieetika tuumpõhimõte. Patsiendi autonoomia väljenduseks on nõusolek. See tähendab, et patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema enda nõusolekul. Aga millised reeglid kehtivad siis, kui patsient on laps? See tähendab alla 18-aastane. Eestis on patsiendi õigused kirja pandud võlaõigusseaduses. Laste kohta sätestab võlaõigusseadus põhimõtte, et laps patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema enda nõusolekul, kui ta on võimeline kõiki poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma. Teisisõnu võib öelda, et seadus seob lapse otsustusõiguse tema kaalutlusvõimega. Lapse kaalutlusvõimet hindab tervishoiutöötaja. Arstid on minult küsinud, kas see tähendab, et iga kord, kui arsti vastuvõtule saabub laps, tuleb hakata hindama lapse kaalutlusvõimet. Ei, nii see ei ole. Reeglina käib laps arsti vastuvõtul koos vanemaga või vanema heakskiidul. Ja tavaliselt on laps ja vanem ka ühel meelel, mida tuleks ette võtta ning annavad koos nõusoleku. Sellisel juhul ei ole vaja lapse kaalutlusvõimet hinnata. Lapse iseseisvat kaalutlusvõimet tuleks hinnata eelkõige siis, kui laps tuleb arsti vastuvõtule või protseduurile üksi ning tema vanematega ei ole võimalik ühendust saada või ei soovi laps ise mingil põhjusel oma vanemaid asjasse pühendada. Samuti võib kaalutlusvõime hindamine osutuda vajalikuks näiteks juhul, kui lapsel ja tema vanematel on ravi suhtes eriarvamus. Kuidas siis lapse kaalutlusvõimet hinnata? Seda tuleb hinnata samamoodi nagu täiskasvanud patsiendi puhul. Et omada otsustusõigust peab patsient esiteks mõistma oma haiguse olemust ja tema ees seisvaid valikuid. Teiseks, ta peab mõistma talle antavat informatsiooni ja suutma teha sellest järeldusi. Kolmandaks, ta peab suutma saadud info ja oma väärtushoiakute põhjal otsuse teha. Ning neljandaks,
ta peab suutma arstile oma otsust selgitada. Seega sünnib otsus lapse kaalutlusvõime kohta arsti ja patsiendi vahelises suhtes. Seepärast ütlebki Maailma Arstide Liit oma arstieetika käsiraamatus, et teavitatud nõusoleku eelduseks on hea suhe arsti ja patsiendi vahel. Meeles tuleb pidada, et hindama ei pea lapse üleüldist küpsust. Hinnata tuleb, kas laps on kaalutlusvõimeline konkreetse tema ees seisva küsimuse otsustamiseks. Mõistagi, mida suuremad riskid otsusega kaasnevad, seda suuremat kaalutlusvõimet ning küpsust selle otsuse tegemine eeldab. Vanus võib olla üks kriteerium, mille järgi lapse kaalutlusvõimet hinnata, kuid see ei saa olla ainus. Lapsed saavutavad küpsuse ja iseseisvuse erinevas eas. Väga olulist rolli lapse kaalutlusvõimes mängib kogemus. Näiteks, kui lapsel on krooniline haigus, millega ta on elanud sünnist saadik, siis võib ta oma tervise küsimustes olla teinekord pädevamgi kui tema vanemad. Lapse kaalutlusvõime on otseselt seotud talle antava teabega. Lapsel on raske teha pädevaid otsuseid, kui teda ei ole asjakohaselt informeeritud. Tervishoiutöötaja peab suhtlema otse lapsega nii palju, kui see on lapse vanust ja küpsust arvestades võimalik. Lapsele tuleb selgitusi anda heakohasel viisil. Väiksemate laste puhul võib näiteks abi olla pildi või videomaterjalist, samuti näiteks nuku või kaisulooma peal protseduuri ettenäitamisest. Kui laps ei ole tervishoiutöötaja hinnangul kaalutlusvõimeline, ei saa ta anda teavitatud nõusolekut enda raviks ning otsustusõigus kuulub lapse vanematele. Sellest hoolimata tuleb protseduuriks või raviks saada lapse heakskiit. Paljude arstide praktika ka kinnitab, et last on enamasti võimalik protseduuri või ravi vajalikkuses veenda. Oluline on laps ette valmistada ja anda talle piisavalt aega olukorraga kohanemiseks. Ka siis, kui laps ei ole tervishoiutöötaja hinnangul kaalutlusvõimeline, tuleb ta kaasata otsustamisse ja aruteludesse nii palju kui võimalik. Lapse küpsus ja iseseisev otsustusvõime areneb pidevalt. Mida vanem ja küpsem on laps, seda suurem kaal tuleb anda tema arvamusele. Toome, palun. Tere! Tere! Kas sina oled Liisa? Jah. Väga meeldiv. Mina olen Anne, nina, kõrva ja kurguarst. Ole kena, Liisa, istu sina sinna. Nii, ema, teie saate siia istuda. No nii, Liisa, räägi, mis sulle muret teeb? Mul kurk valutab päris tihti. Tihti? Jaa, nii kui natukene külmetab, on kurk kohe haige. Päris tihti koos palavikuga. Umbes paar aastat tagasi lõigati adenoidid ära ja siis oli juttu, et võib-olla on vaja mandleid ka lõigata. Ma näen, et perearst on mitu korda antibiootikumid välja kirjutanud. Jaa, Liisal on paar korda angiin olnud ja sellega on päris raske võidelda olnud. Vaatame siis lähemalt, mida see kurk meile räägib. Ole hea, tee nüüd suu hästi lahti. Võid kinni panna. Tegelikult on olukord selline, et mandlid tuleks ära opereerida. Kui me mandleid ära ei lõika, jääbki su kurk tihti valutama. Ja see võib tähendada seda, et sa ei saa näiteks kehalise kasvatuse tundidest osa võtta või et sul on enesetunne kogu aeg halb, sa oled väsinud, aga kui me mandlid ära opereerime, siis sul mandlipõletikku enam ei tule. Kas see mandlite ära lõikamine on valus ka? Seda tehakse narkoosis, sind pannakse magama, sa ei tunne midagi. Pärast ülesärkamist on kurk muidugi väga valus, aga seda saab rohtudega leevendada. 1 nädal aega on sul raske süüa, toit tuleb ära püreestada, aga üks tore asi on ka.
mis tavaliselt lastele meeldib, et sa võid jäätist süüa ja jäätis on see, mis aitab seda valu natukene paremini taluda. Nii et nüüd on sinu otsustada, kas teha see operatsioon või ei. Ma kardan küll, aga ma saan aru, et see tuleb ära teha. Väga tubli, vahva tüdruk. Lõpetaksin Ameerika pediaatrite ühingu sõnadega, et meditsiinilise otsuse tegemine ei ole üksiksündmus, vaid protsess, mis sõltub tervishoiutöötajate, pere ja lapse vahelisest suhtlusest. Huvi korral leiate rohkem infot õiguskantsleri veebilehelt.